Tšau! Tere kolemast tänase ülevaate juurde. Teate, me räägime täna ajaloo ühest kõige, ja no täiesti ausalt, kõige jahmatavamast irooniast. Kujutage ette absoluutselt võimsat impeeriumi, mis üritab ennast meeleheitlikult päästa, aga teeb hoopis midagi sellist, mis viib selle täieliku ja pöörduvatu hävinguni. Aastakümneid tundus ju Nõukogude Liit ja see kuulus raudne eesriie nagu mingi igavene purunematu kivimüür. Terved põlvkonnad elasid teadmisega, et külm sõda lihtsalt on ja jääbki maailmakorra osaks. Aga täna me harutame lahti selle uskumatu loo, kuidas üks pealtnäha süütu nii-öelda süsteemi hooldus käivistas sellise ahelreaktsiooni, mis pühkis minema, peaaegu kõik. Okei, sukkeldume kohe asja sisse. Kuidas variseb üks hiiglaslik suurriik peaaegu üleöö seespoolt kokku? Sest just täpselt seda me hakkame samm-sammult vaatama. Seda ülikiiret, peatamatut laviini, mis lihtsalt lammutas 20. sajandis suurima kommunistliku süsteemi. See polnud mingi välisvaenlase sissetungeks. See varises kokku seestpoolt ja uskuge või mitte, see sai alguse bürokraatlikest reformidest, mis pidid olema impeeriumi päästerõngaks. Ja mis on kõige pöörasem, 1985. aastal ei näinud seda absoluutselt mitte keegi tulemas. Ei mingid LKA analüütikud, ei Nõukogude tippjuhtkond ise ega tavainimesed tänaval. Lõkk saabus kiirusega, mis trotsis igasugust loogikat. Nii, esimene peatükk. Muutuste tööriistad. Perestroika ja Glasnost. Kogu see lugu saab alguse 1985. aasta märtsis. Mihhail Gorbatšov saab võimule olukorras, kus kogu see massiivne riik on täielikus ummikus. Tal oli üks väga selge, aga hullumeelselt raske ülesanne tirida riik kriisist välja, aga samas säilitada sotsialistlik kord. See toobki meid esimese peamise samba juurde. Perestroika. Lihtsalt öeldes ümberkorraldamine ehk bürokraatlik reform. Kogu see riigimasin oli lihtsalt igast otsast nii roostes ja majandus täielikus stagnatsioonis. Tehased küll tootsid midagi, aga kohutavalt ebaefektiivselt. Läänele jäädi tehnoloogias räigelt alla ja nad tavaliste ässade puuduspoodides oli saanud igapäevaseks normiks. Isegi kõige vanameelsemad poliitikud said aru, et midagi peab tegema ja toetasid alguses Gorbatšovi plaani täiega. Mitte muidugi suurest vabaduse ihast, vaid puhtast meeleheitest. Süsteem oli vaja uuesti käima saada, mitte seda lammutada. Siis, kohe 1986. aastal, lisandus teine sammas, Glasnost ehk avalikustamine. Selle mõte oli vähendada tsensuuri, et inimesed tuleksid majanduse üles ehitama. Aga mõelge nüüd korraks selle tohutu psühholoogilise šoki peale tavalise inimese jaoks. Ühiskonnas, kus kõik oli alati tsensureeritud, avad sa ühteki hommikuse lehe ja loed tegelikust majanduse seisust, varjatud ajaloolistest kuritegudest ja loomulikult Tšernobõli tuumakatastroofi päris ulatusest. Meedia muutus äkitselt tohutult võimsaks relvaks, inimesed hakkasid rääkima ja senine vaikiv ühiskond muutus täielikult, olles uutele arvamustele hoopis avatum. Ja nüüd läheb asi tõeliselt huvitavaks, sest siin paljastubki kogu selle asja bumerangi efekt. Perestroika ei toonud majanduslikku õitsengut, üldse mitte. Olukord läks hoopis hullemaks. Tarneahelad katkesid, elatustase kukkus kivina, inimesed seisid lihtsalt tunde ja tunde tühjade poelettide ees. Ja samal ajal see uus, vabam poliitiline õhkkond hakkas murendama seda ainult. Lähme edasi teise teema juurde, uutmoodi välispoliitika. Sest just need sisemised jamad sundisid Moskvat täielikult suunamuutusega ümber hindama oma suhteid läänega. Impeeriumil polnud enam varianti. Karm praktiline reaalsus oli lihtsalt see, et Nõukogude Liit oli ennast sõna otseses mõttes pankrotti ajamas. Moskva sai väga hästi aru. Siseriikliku reforme pole üldse võimalik ellu viia, kui USA ja Euroopaga vainutsemist ei lõpetata. Tohutu võidu relvastumine oli riigi täiesti kuivale imenud. Rakettide ja suure armee ülalpidamine võttis absoluutselt kogu raha tsiviilmajanduse arvelt. See metsik finantsverejooks tuli peatada ja see tähendas külma sõja rindejoonelt taganemist. See tõi kaasa tohutud geopoliitilised nihked. Kõik algas juba 1986. aastal Reykjaviki tippkohtumisega, kus Gorbatšov ja USA president Reagan pidasid maha absoluutselt murrangulised kõnelused. Aasta hiljem tehti juba ajalooline tuumarakettide likvideerimise leping ja 1989. aastal toimus muidugi Nõukogude vägede täielik väljaviimine Afganistanist, sellest kurnavat konfliktist, mis oli niigi muutunud kogu impeeriumi hääbumise sümboliks. Nii et Moskva tegi globaalses sõjalises vastasseisus ikka väga kiireid samme tagasi. Kolmas teema, Ida-Euroopa dominoefekt. Samal ajal, kui Moskva tõmbus tagasi globaalset areenilt, lasid nad haaret lõvemaks ka Ida-Euroopas ja siit see peatükk päriselt käima läks.
kogu selle regiooni pöördepunkt on peidus just nendes sõnades Gorbatšovi esinemine Euroopa Parlamendis. See tsitaat tähendas kurikuulsa Brežnevi doktriini absoluutset surma. Varem oli ju teada, et kui idabloki riigis süsteem kõikuma lööb, sõidavad Nõukogude tankid sisse, on ju, nagu Ungaris või Tšehhoslovakkias juhtus. Aga nüüd ütles Moskva selgelt, hei, tankid ei tule enam kohale. Nad ei kavatsenud enam sekkuda, et päästa ebapopulaarseid kommunistliku juhte. Need mehed olid nüüd omadega täiesti üksi. Ja ilma selle välise sõjalise surveta paljastus süsteemi täielik sisemine krahh. Sotsialistlik majandusmudel oli ennast totaalselt ammendanud, puudus oli absoluutselt kõigest teleritest tualetipaberini, jõutis sellist absurdusteni, et ametlikud sotsialistlikud vennasvabariigid hakkasid üksteise eest asju peitma. Kujutate ette, Tšehhi-Slovakkia ja Ida-Saksamaa keelasid lasteriiete väljaveo ja Nõukogude Liit vastas kohe, et okei, meie ei ekspordi teile enam külmkappe eda pesumasinaid. Tõsine tollisõda omaenda liitlaste vahel. See, kuidas need režiimid kokku kukkusid, oli riigiti ikka väga drastiliselt erinev. Kõik sõltus sellest, kas juhid olid valmis rahva peale relva tõstma. Tšehhoslovakkias nägime me sametsrevolutsiooni. See oli täiesti rahumeelne. Kommunistlik partei sai aru, et mäng on läbi ja võimule tõusis inimõiguslane Václav Havel. Aga vaatame Rumeeniat. Diktaator Nicolae Ceausescu keeldus seal igasugustest kompromissidest. Tulemuseks oli plahvatuslik ja verine rahva ülestõus, mis lõppes režiimi kokkukukkumisega ja diktaatori enda ülikiire hukkamisega. 4. teema on muidugi Berliini müürile langemine. Mitte miski ei sümboliseeri seda kokkuvarisemist ja külma sõja lõppu võimsamalt kui sündmused jagatud Saksamaal. Ja see sündmuste ahel illustreerib lihtsalt hiilgavalt seda tohutut pidurdamatut dominoefekti. Ida-Saksamaa piirid olid ju lukus. Kui 1999. aasta septembris tegi Ungari oma piiri Austriale lahti, nii, ja ühtäkki oli idasakslastel olemas reaalne pääsetava läände. Nagu keegi oleks jätnud mingi hiiglasliku tagaokse pärani lahti. See tohutu inimmasside lahkumine tekitas Ida-Saksamaa juhtkonnast täieliku paanika, viis esmalt juhi Erich Honeckeri langemiseni ja kulmineerus siis novembris selle maagilise hetkega Berliini müür purustati juubeldava rahva poolt. Vaid aasta hiljem oli täiesti uskumatu muutus saanud reaalsuseks. Midagi, mis oli aastakümneid tundunud täiesti utoopiline. Juba 1990. aasta oktoobriks olid 2 Saksamaad ametlikult ühinenud. Sotsialistlik riik Saksamaal lakkas lihtsalt eksisteerimast. Ja mis teeb selle veelgi pöörasemaks, Nõukogude Liit andis isegi oma ametliku nõusoleku, et see suur ühinenud Saksamaa jääb NATO liikmeks. See oli uskumatu geopoliitiline maavärin, mis joonistas Euroopa kaardi igaveseks ringi. 5. osa. Nüüd suuname oma fookuse tagasi Moskvasse 1999. aasta augusti putšile. Vaatame, kuidas see välise impeeriumi kadumine bumerangina Nõukogude Liidusse tagasi lendas ja tekitas viimase fataalse kriisi. Kuna tsensuur oli kadunud, kerkis rahvuste iseseisvuse küsimus väga teravalt lauale ja impeerium pragunes õmlustest. Gorbatšov püüdis meeleheitlikult asja päästa mingi uue liidu lepinguga, aga 6 vabariiki ja siin astusid väga julge sammu Eesti, Läti ja Leedu, ütlesid konkreetselt ei. Nad boikoteerisid 1991. aasta märtsi rahvahääletust täielikult. Nõudmine oli kompromissitu, tahame iseseisvust, mitte uut lepingut Moskvaga ja samal ajal kasvas kiiresti ka Vene Föderatsiooni ja Boris Jeltsini mõju, kes pakkus Gorbatšovile korralikku konkurentsi. Ja siis lendas kõik õhku. 19. august. Täpselt päev enne selle uue liidu lepingu allkirjastamist. Vanameelsed asusid tegutsema. Nad panid Krimmis puhkava Gorbatšovi koduaresti, tõid tankid Moskva tänavatele ja püüdsid asja jõuga kontrolli ala võtta. Aga teate, nad alahindasid rahvast täielikult. Demokraatlikud jõud astusid neile otsustavalt vastu. Jeltsin lausa ronis tanki otsa kõnet pidama. Sõdurid keeldusid lihtsalt oma rahvakeele tulistamast. Ja kujutage ette, vaid paari pingelise päevaga kukkus see riigipöördekatse haledalt kokku. Ühes sellega hävis lõplikult ka vanameelste viimnegi poliitiline võim. See viib meid viimase 6. osa juurde. Impeeriumi lõpp. See ebaõnnestunud augusti putš ei päästnud süsteemi. See andis hoopis sellele lagunemisele viimase surmava tõuke. Sündmused arenesid seejärel sellise pead pööritama kiirusega, et seda on lausa raske uskuda. Eeski ja Latti taastasid augustis kohe iseseisvuse ja kohe tulid neile järele Ukraina ja Valgevene. 8. detsembril pandi kokku sõltumatute riikide ühendus, nentides lihtsalt fakti, Nõukogude Liitu ei ole enam olemas. Ja siis 25. detsembri õhtum astus Mihhail Gorbatšov telekaamerat ette ja tegi ainas asja, mis tal üle jäi, ta loobus ametlikult presidendi ametist. Punalipp langetati ja kuulus tuumakohver, see impeeriumi julima võimu sümbol, anti üle Boris Jeltsinile.
paneme selle kõik nüüd korraks ajajoonele, sest me peame nägema, kuidas see lavin päriselt kukkus. Mõelge korraks sellele tohutule kontrastile. Nõukogude impeerium püsis üle 70 aasta, külm sõda hoidis kogu maailma pingul 4 aastakümmet, aga 1985. aasta martsi bürokraatlikust majandusreformist kulus vaid uskumatud 72 kuud. Veidi üle 6 aasta, et see globaalne superriik 26. detsembril 1991 ametlikult ja täielikult laiali saadetaks. See kiirus on ajaloolises kontekstis lihtsalt hoomamatu. Selle tohutu sündmuse mõju maailma ajaloole on midagi sellist, mida saab tõesti võrrelda võib-olla vaid Prantsuse revolutsiooniga. Kogu vana süsteem pühiti minema täielikult seestpoolt tuleva surve tõttu. Ja see jätab meile tänaseks ühe väga olulise ja provokatiivse küsimuse. Kui mingi süsteem ongi oma olemuselt juba nii sügavalt katki ja ajale jalgu jäänud, kas siis meeleheitlikud katsed seda seestpoolt päästa võivadki muutuda täpselt nendeks samadeks mehhanismideks, mis selle lõpuks täielikult hävitavad? Mõelge selle peale. Suur aitäh teile, et olite minuga täna selles ajaloolisel ülevaates ja ma loodan, et saite siit täna midagi tõeliselt põnevat.